need tekitavadki need küsimused siis, et kellele see kriitika näiteks mõeldud on, eks ole. Et minu meelest see oleneb ka suuresti kontekstist. Et kui me räägime areenist, siis on selge, et sealne muusika valik ja ka lugejate valik on teissugune, kui ütleme, ma toon võrdluseks näite, mulle väga meeldis teha Marie Claire'i muusika külge, mida mul õnnestus vist umbes aasta aega vedada. Siis mind koondati sealt ära. Aga selles mõttes see oli väga hariv kogemus, et neile siis Marie Claire'i lugejatele ei saa nagu peale lennata selle sama mingisuguse märksõnade süsteemiga, millest me saame rääkida võib-olla kuskil nagu muusikaspetsiifilisema väljaande veergudel. Et Marie Claire'is näiteks lugeja valib plaati selle järgi, kas tal on seda hea õhtul vannis kuulata või mitte. Või kas ta saab kas seda toakoristamise taustaks on nagu piisavalt rütmikas või jääb natuke puudu. Et selles mõttes tuleks nagu jällegi meediumist olenevalt valida, kuidas sa seda kriitikat teed, sest muidu on ilmselgelt jälle tegemist selle sama elitarismiga. Ja üks küsimus, mis mind tegelikult alati on paelunud, et iga kriitik teab seda, et mõnikord oled sa neid mingid punkte pannes endas absoluutselt kindel ja mõnikord jällegi mitte. Ja mõnikord on sul täpselt selline tunne, nagu mul meenus sealt Basquiat filmist, kui Basquiat joonistas mingisugust suurt muralit seina peale, suurt maali ja tema pildi ees istus Andrew Warhol, kes vaatas seda, ütles, et I don't even know what's good anymore. Et see sama tunne tekib vahel nagu igal kriitikul ka. Ja huvitav on, näiteks ma tooksin ühe näite, kus see õigsus või mitteõigsus see on nii keeruline näide, et ma ausalt öelda tegelikult ei oskagi seda lõpuni mõelda, et see võib-olla kuulub nagu vestlusringi. Aga üheks väga huvitavaks meheks nagu Eesti muusikaajakirjanduse maastikul on Marek Kallin, kes on minu teada ainuke parempoolne muusikakriitik Eestis ja täiesti avalikult nagu parempoolne ning lähtub tihti oma hinnangutes mitte võib-olla meie mõistes nagu kunstilistest parameetritest, vaid pigem kommertsiaalsetest. Et muusikakriitikul on väga lihtne ära unustada, et võib-olla on üks väga hea nagu kriitika alus ka tegelikult kõige lihtsam asi nagu müügi edetabel. Et me alati otsime sealt midagi muud. Aga Kallini problemaatika on niivõrd keeruline, et ma ei oskagi seda nagu kuidagi kokku võtta. Osad on väitnud, et ta on neoliberaal, ma ei ole sellega nõus, et neoliberaalne kultuurikäsitlus baseerub ikkagi nagu traditsioonil, eks ole, ja mingisugusel nii-öelda jätkusuutlikkusel, et me räägime Andrus Ansipist ja suusamaratonist või me räägime Laine Jänesest ja koorilaulust, et need on nagu näited neoliberaalsest nagu kultuurikäsitlusest. Aga Kallin räägib meile Ting-Tingsist, räägib Kool Teast ja mingitest asjadest, millel ei ole tegelikult nagu väga pikka ajalugu. Aga ta on alati nõus ütleme, põhjendama positiivset muusikat läbi selle, et see on populaarne. Teiseks huvitavaks näiteks, mis tuleb siia sama küsimuse alla, kas kriitikul on õigus, tuleb tegelikult sellest aastast paari kuu tagant, kus filmikriitika valdkonnast, kus Margit Tadorf kirjutas arvustuse Ekspressi filmile, Eesti filmile Pangarööv pealkirjaga aasta kõige halvem film. Ja see vallandas nüüd päris huvitava nähtuse tegelikult kogu selles kriitikamaailmas, et ma ei ole enne näinud seda, et kui enne on alati kriitika ja lugeja suhe olnud nagu enam-vähem üks ühele või baseerunud sellele, et ütleme, konkreetse lugeja ja konkreetse kirjutaja maitse ei lähe kokku, võib-olla ei lähe nagu üldse kokku. Aga see on siiski nagu võrdsete võitlus nii-öelda või arvamuste erisus lihtsalt. Aga Adorfi puhul oli näha, et kuidas pärast seda arvustust põhimõtteliselt ründasid teda kõik nagu asjasse puutuvad või mitte puutuvad inimesed ja läks lahti mingi näpu viibutamine ja öeldi, et nagu nii ikkagi ei tohi. Et järelikult, mina iseenesest arvan, et see on hea, et kui kriitika tekitab mingisuguse poleemika ühiskonnas, siis see on ikka huvitav. Et ma loen näiteks näite ette, kuidas see arvustus algas. Ma kirjutasin välja 5 esimest lauset, ma arvan, rohkem ei olegi vaja. Ma tahaksin seekord teha väga lühidalt ja öelda kohe ära, et Pangarööv on väga halb film. See on igav, jubedate näitlejatöödega, masendavalt lameda dialoogiga.
Filmi vaadates hakkab kahju, et sellele raha anti ja tekib küsimus, kas tegijad tõesti ise aru ei saa, et see on halb film. Oleks võinud juba stsenaariumi lugedes sellest aru saada, sest see on nõrk. Paremaks ei muuda asja, et näitlejad esinevad lausa nii kehvasti, et piinlik on vaadata. Ja see läks nagu samamoodi edasi. Et see tõstatabki küsimuse nagu ajakirjaniku võimupiiridest üldse. Et kui me oleme harjunud nagu mingil määral võib-olla meediasse investeerima usaldust läbi selle, et me ikkagi eeldame, et kriitikul on õigus võib-olla, siis siin tekib küsimus, et kuivõrd seda sellist algset usaldust siis võib nagu kuritarvitada või kas üldse on tegemist kuritarvitamisega. Ja veel üks naljakas näide meenus mulle elitaristlikust kriitikast, et kas kriitikast on kasu. Mul on hea meel, et noored ja andekad kunstnikud on toonud mulle vastuseks kommentaari ühele osale kriitikast, mida ma absoluutselt ei mõista, mille jaoks minu arvates, mille käsitlemiseks minu arvates on vaja kaugeltki liiga nii-öelda kõrget eriharidust ja ma räägin nimelt nendest tekstidest, mis on kunstinäitustel kirjelduseks kaasa pandud need A4 lehed, mille alati on kirjutanud keegi prominentne kunstikriitik või kunstimaailma tegelane ja mis peaksid justkui avama meile selle näituse olemuse, aga mis on enamusel juhtudel, kui ma neid lugema olen sattunud, on absoluutselt liiga nagu oma ilmasse ära eksinud ning sellel juhul kriitik kuritarvitab oma positsiooni täielikult, kuna mul on tunne, et ta mitte ei ava meile seda näitust, vaid et ta põhimõtteliselt teeb ise ennast tähtsaks läbi selle teksti. Ja on noortest fotograafidest koosnev rühmitus Jim, kellel on suurepärane kodulehekülg, neil oli ka nüüd näitus nimega 3 on uus must ja nemad on selle lahendanud niimoodi, et kui see avada see Jimmy kodulehekülg, siis ma vaatasin ka, et täpselt samamoodi on siuke võõrsõnadest rikastatud mingisugune verbaalne akrobaatika seal. Aga tegelikult tuleb välja, et neil on, see asi baseerub mingil otsingumootoril, et kui see võrgulehekülg avada, siis neil on seal mingisugune random word generator, mis otsib võrgust artiklitest mingid tükid välja ja paneb selle sama jutu kokku. Ja ma pean tunnistama, et kui ma seda ei oleks teadnud, ega ma ei oleks aru saanud, siis ma käisin seal leheküljel mitu korda ja siis ma lõpuks küsisin oma tuttavatelt, et kuulge, et need on ju tegelikult normaalsed inimesed, mis sükse asjaga nagu tegelevad. Et miks neil jälle see sama jutt on seal ja siis mulle seletati see taust tegelikult ära. Et see on jällegi mõnus, kuidas mulle tundub siis, et nii-öelda noored ja andekad kunstnikud on ise aru saanud, et see elitaarsus on nagu liial läinud ja on nagu oma kommentaari vormistanud sellisel kujul. Ja mis ma oskan veel öelda? Küsimus, kas kriitikast on kasu? Loomulikult ma pean vastama sellele jaa, sellepärast, et muidu ma sellega lihtsalt ei tegeleks. Et see on nagu täiesti ainuke point, miks teha muusikakriitikat, on see, et võib-olla kellelgi on sellest midagi kasu. Et võib-olla las ta vähemalt vaidleb minuga, aga see vaidlus kas või ka tõstab juba muusika nii-öelda ikkagi tähelepanu keskmesse ja ma arvan, mida rohkem muusikast räägitakse, seda parem. Et me võime ka muusika tarbimisse nagu kombeid alustada täpselt sealt, nagu ma enne rääkisin, et igale ühele see ei ole nii tähtis kui meile, igaüks ei tea mingeid kataloogi numbreid peast, miks peakski. Et alustuseks võib alustada tõesti sellest, et mida ma seal vannis siis kuulan. Aga see vähemalt tõstatab nagu selle teema üles ja ma arvan, et iga ühele vastavalt meie siis kriitikutena peame võib-olla pakkuma ka võimaluse leida mingeid nagu rafineeritumaid asju selles mõttes, millest nagu tavameedia ei räägi ja mida on võib-olla raskem leida, aga mida siis läbi meie võib-olla on võimalik kuskilt välja kaevata. Aplaus, jah, Tristan Priimägi. Kuule, aitüma! Ütleme nii, et sa vastasid üsna ammendavad sellest, et kui on salati küljed, siis pärast on ka vannis muusika kuulamise küljed. Et tegelikult on vist asjad nii igas valdkonnas praegu, et on mindud nišidesse ja igas nišis tuleb õiges keeles rääkida. No täpselt see sama Rada 7, millest me rääkisime, see on väga hea näide sellest, kuidas tehakse asja lihtsalt oma algatuslikult, ütleme niimoodi.
jah, ja mõjub kõigile, kes kaasa mängivad. ja tasuta plaat ei ole alati nii tähtis.